No servus, natukene endast. Nimelt Nurme talu on üks noor pisikene pereettevõte Endla külast, Nurme talust. Meie suureks kireks on tutvustada inimestele pärandkultuuri, mis jäävad just nimelt Endla looduskaitsealale. Ja üldse see Endla looduskaitseala on niisugune põnev ala, et seda ümbritsevad väga tugevad kogukonnad. Et kui võtta nüüd teispool siis nagu üle Raba ja Kärdeküla, mis valiti aastakülaks paar aastat tagasi. Nüüd see Tapiku küla, mis on valitud aastakülaks. Siis jääb veel Endla küla, kus on tugev kogukond ja inimesed tegutsevad koos. Nüüd ka olude sunnil on hakanud Vaimastvere kogukond tegutsema. Et see nagu näitab seda, et see piirkond tegelikult on kokku hoidev. Meil on niisugune ühtne mõtlemine. Et mina arvan, et see oleks nagu see sõnum, mida peaks saatma riigile. Ja. Aga see on minu arvamus. Siit meist idas 1,5 kilomeetrit asub Endla looduskaitseala piir ja 5 kilomeetri kaugusel Kotka pesitsusala ehk Toodiksaare raba. Sinna suunda ehk põhja 2 kilomeetri kaugusele jääb Põltsamaa jõgi ja minu selja taha kilomeetri kaugusele jääb Hiis. Lugupeetud isandad ja emandad, neiud ja noormehed, poisid ja tüdrukud. Me oleme täna tulnud siia Tõivere Hiide selleks, et avaldada oma arvamust meid ähvardava ohu vastu. Sest poolt meil on öelda ainult hiiele kui sellisele. Ja see, mis on siin nüüd viimastel päevadel või ütleme nädalatel kõmama hakanud, see ajab ikka käe rusikasse küll. Mina tükk aega mõtlesin eile õhtul ja poole ööni, mis sõnumi siis siia täna tuua. Ja räige inimesena, nagu ma olen, ma tihtipeale ajan käsi rusikasse, kui näen, et kellelegi tehakse halba. Naine viriseb oma mehe kallal ja mees asjatab, peksab oma naist ja kui üldse on midagi valesti, õlle hinda hakatakse tõstma või ja praegu on asi läinud ikka täiesti üle võlli. Ja mina ei hakka täna üldse siin Tõivere Hiies näppu vibutama ega kussutama. Kuulge arendajad, projektikirjutajad ja igasugused tegelinskid. Ma ei ütle midagi verbaalset, vaid ma panen kogu selle arendajate tegevuse needuse alla. Nean ära nende tegevuse, sest et kes astub hiie vastu, see astub ka meie elu vastu ja nii lihtne see ongi. Aga meie ja Tõivere Hiis peavad jääma. Mina näiteks, ma ei ütle, et kõik eestlased peaksid nagu hakkama maausulisteks, aga ma pigem nagu tuletaks meelde, et maausus on 2 põhilist aspekti. Üks on see, et me väärtustame loodust ja teine on see, et me hindame oma esiisasi. Ja ma arvan, et selline asi on nagu iga eestlase sisse juba kuskilt esiisade kaudu nii tugevalt kodeeritud, et kui sa ei taha nagu maausuline olla, siis vähemalt väärtusta seda usku, mis on kunagi meie pinna peal olnud. See on pärandkultuur, mis ulatub tuhandete aastate taha. Ja kui väidetakse, et eestlaslik kadedus, siis see on üdini vale. Eestlane pole kunagi kade olnud, kui nagu võtta meie vaarisasi. Eestlane on olnud väga lahke, ta on väga andev, ta on loodusest lugu pidanud kogu aeg. Aga mina arvan, et see on lihtsalt nagu unustuse õlma läinud ja see läheb üha rohkem unustuse õlma, kui me oma pärandkultuuri ei hinda, ei kaitse ja seda ei väärtusta. Ma usun seda, mida ma näen oma enda silmaga, käega, mida ma tunnen, on ju. Et see usk on nagu iga ühe inimese nagu enda asi. Et kui me räägime sellest nagu suuremast pildist, mis mina mõtlesin, et alles eile nagu, mis mõte mulle nagu sisse jäi, et üks inimene kirjutas, et aga mis see aitab, kui me nagu protesteerime. Just täpselt, et kes me oleme, et kõik on otsustatud, et meie ei saa nagu muuta midagi, et kui kõik niimoodi mõtlevad, siis ei saagi muuta midagi, aga vähemalt sa saad öelda, et sa oled nagu üritanud ja andnud ennast nagu kõik ja parima.
et jah, ja paraku need nagu vanad metsad ja kõik tahetakse mingi hetk ilmselt nagu saetööstusesse viia, noh, jääks see siis Eesti kapitaliks, on ju, aga enamus väärtuslikku materjali läheb ikkagi välja. Noh, see selleks. Aga just need mõtted, et kui meist enamus arvabki nii, et muuta midagi ei saa, siis noh, ma võin öelda, et ainult mõttejõul on võimalik väga palju asju muuta ja elu saata. Kui sa annad sinna oma mõtted nagu välja, siis lihtsalt läheb nii, nagu sa mõtled. Ja noh, mul on endal kogemusi selles asjas nagu päris palju. Kui sa ikkagi mõtled sellest asjast ja tahad, et see asi nii läheb, siis ta mitte paraku, aga siis ta õnneks läheb nii, nagu sa oled tahtnud. Just täpselt. Aga jõustatakse ainult positiivsed asju, vähemalt viimasel ajal. See jutt ei päde, et mis me teha saame. Mina muudan ennast, mina mõtlen hästi, mina hoian loodust ja see väike liivatera, see muudab universumit kokkuvõttes. Iga väikene mõte, mis tuleb iga inimese seest, mis on loodust hoidev, muudab tegelikult ühisvälja nii-öelda kogu seda inforuumi, kus kõik see energia ringleb ja mida rohkem meid on, mida rohkem me positiivselt mõtleme ja väärtustame ja loomadele kaasa tunneme ja kõik need ilusad asjad, siis seda rohkem seda tekib ja see suureneb ja tekib ja tegelikult lõppkokkuvõttes on valgus võitnud, aga hetkel lihtsalt me näeme veel seda, hea ütlemine on, mammut on juba surnud, aga kukkudes teeb ta veel palju paha. Me oleme selles staadiumis praegu, nii et pead püsti. Maailma muutmine hakkab igast ühest endast. Olev, miks IES üldse putru tehti? Miks just seda kruubiputru? Vaat, seda ei oska öelda, miks, aga toitu söödi ilmselt sellepärast, et sellega anti nagu niisugune palve jumalatele, iseendale, teistele, et meil ikka toitu jätkuks. Mõte oli selles, et meil toitu jätkuks. Vanasti ju kartulda ei olnud, Ameerikast alles toodi, vanal ajal pidigi viljatoodetega ju tegema toitu. Kasutati seda hiit niimoodi külaplatsina ja siin käidi pidutsemas, siis arvata võib, et see niisugune kergelt kääritatud jook käis selle juurde, et inimesed muutuksid natukene vabamaks. Võib-olla ka, jah. Võib-olla oli see põhjus ka, jah. Kõik mulle. Ja muidugi see on ju ammu teada tõde, et õlu on ju naiste näonahale väga kasulik. Küll muidugi mõõdukas koguses. Kui lähed sellest kogusest üle, siis võib nagu juba laastavalt hakata mõjuma. Jah, läheb väga heaks. Tekkis küsimus, mis aasta number on see seal veini sildi peal, 10,235. Mälari järvistu kohalt jooksis see järv või meri tühjaks ühe suvega. Veepind langes 40+ meetrit. Ja siis tekkis meie emakene maa, nagu saviplönn oli alguses, niimoodi. Ja see asi kõik toimus, praegu on siis meie maausuliste aastaarv 10,237, siis see toimuski 10,237 aastat tagasi. Nüüd tekib küsimus, kust me teame seda. Aga Rootsi teadlased on niivõrd targad, need uurisid sealt selle ülevoolu koha pealt viirsavikihte, mida nimetatakse varvideks. Lugesid need ära ja on need lugenud need kihid ära, iga aasta kohta üks kiht. Ja sellega on aastase täpsusega teada saadud, millal meie emake maa sündis. Ma olen rääkinud kadunud Anto Raukasega ja paljude teiste geoloogidega ja üldiselt on see asi ikkagi nii, et siis toimus. Ja siis juba tulid tuuled, tormid, tuuled tõid igasuguseid oksakesi, hakkas saviplönni peal kasvama. Läks ainult 500 aastat, kui Pulli asulast, teate, kus Pulli asula on, eks ole? See on Pärnu jõe ääres. Tubli, tubli. Leiti 500 aastat hiljem leiti sööstunud need süsinikuga tehti kindlaks selle valjumise ja seal olid juba kalastajad siis tuld teinud. 500 aastat peale seda ja seda nimetatud, seda aastaarvu nimetataksegi Billingeni katastroofiks.
kust algas siis meie Emakese maa ajalugu peale. Mis asi meil on 2024 või? Just. No kurat, mingisuguse kuradi Tesleri poja kuradi, mis asi? Kuradi, mis asi ta on siis? Kui ta tehti või kui ta sündis või? Ja kas see oligi nii, eks ole? Nüüd, noh, see on ju täielik jama. Tõeline aastaarv on vaat see ja nii lihtne see ongi. Oleb. Kas sa oskad midagi rääkida sellest veriohvrist, mis tehti Hiies kunagi? No tehti, oskan öelda küll, aga mina näiteks ei ole oma, noh, kus ajast ma siis nüüd olen. Jah, ühte ma olen näinud, mida tegi minu vanaisa, aga see oli kah väga pragmaatiliselt, ma võin selle ära kirjeldada. Aga ma ei ole ei maride ega udmurtide ja nendega kokku puutunud ja nende maadel olnud, seal tehakse seda siia maale muideks. Aga see vereohver nägi välja umbes nii, et talutati Hiie serva mingisugune loomakene ja siis see tehti ära, lõigati tükkideks ja toodi naised kohale ja naised tegid siis, keetsid pajas ära, tähendab. Ja see oli see, noh, mis ta siis oli nüüd, et meil oleks jätkuvalt kuni järgmise perioodini toit laual. See oligi see ohver. No nii, kallid inimesed, isandad ja emandad, kaitsku see taig siin väikese noore tamme küljes meid aegade lõpuni. Sa suunad oma võitlusenergia ja annad vastaspoolele jõudu juurde võitlemisega. Me võtaks seisukoha, et me kaitseme ennast, me seisame enda eest, mitte me ei võitle vastu, sest me ei taha neile ju jõudu juurde anda, vaid me kaitseme ennast ja oma seisukohti ja seisame enda eest. Siis kaob ära see võitlusenergia sealt vahelt. Ja see on väga-väga oluline, sest viha vastu ei saa minna, siis sa ainult annad talle justkui väge juurde. Võtsin ühendust maaemaga, palusin tal toetada meie loitsu ja jõustada seda. Samamoodi metsahaldjatega, kes siin on ümberringi, kes on selle koha kaitsevaimud. Samamoodi allikas, meesenergia. Et nende kõigi toetust ma olen siia palunud ja kutsunud ja kuna sõnal on jõud ja mitte väike, siis kui me selle siin oleme kõik mitmekordistanud ja ära lausunud ja maaema ja allikas on meid kuulda võtnud, siis ma arvan, et see peaks toimima. Nii hästi, kui siis antud ajajoonel või ajahetkel on see vähegi reaalne ja vähegi positiivse tulemuse annab. Laseme käia. Osu, kasu, hiiekene. Osu, kasu, hiiekene. Seisa sirgu meie mailla. Seisa sirgu meie mailla. Püsi püha paigakene. Püsi püha paigakene. Riigivalitsus, ütleme nii, või koloosi esimehed või kurat teab, kes kippusid seda asja siin lagedaks tegema. Ja üks niisugune kainelt mõtlev vana, keda Mihkel tunneb suurepäraliselt, tegi noka lahti ja ütles, et seda ei tohi puudutada. Ja tolleaegsed võimud lõid kartma. Nad ei võtnud neid tammesid maha.
Mis aastast jutt on umbes, Mihkel? Kuskil 80. Jah, Vene aeg oli ikkagi siis, jah. Ja et mitte põlu alla saada, et mitte vallandatud saada või no Siberisse siis enam ei saadetud, aga no ühesõnaga kõva mees oli. Ja selle mehe nimi on kuldtähtedega Maavallakoja raamatusse kirjutatud. Ma lugesin seda lugu, kuidas see kaitsmine käis, siis mul esimese mõttena tuli pähe, et sügaval Vene ajal kuuldi, mida nagu üks metsavaht ütleb ja tehtigi nii. Või metsaülem, jah. Et tekibki nagu küsimus, et kas siis tolleaegne võim oli parem kui praegu või? Meie Eesti on nagu nii väike, et lihtsalt need arendused ja asjad ei, tahis tahtmata. Meil on need tähtsad asjad siin kõik jagunenud nii väikse maalapi peale, et kui me siit ja sealt kuskilt võtame, et siis põhimõtteliselt need alad saavadki kahjustatud. Et see ongi nagu see mõte, et me ei ole nagu vastu sellele, loomulikult. Tulebki liikuda rohelisema poole, elu poole, eks ju. Aga tuleb leida nagu mõistlik koht, kus need arendused ellu viia.